suur reklaamkampaania, kindlasti panite tähele. Iga teine uppuja on purjus. Ära lase purjus sõpra vette. Näete jah, mida riik proovib meiega teha? Mis on esimene asi, millele riik tähelepanu pöörab? Purjus inimene. Inimene, kes on alkohoolik. Inimene, kellel juba on probleem. Ja siis riik ütleb, et ta ei oska ujuda. Teraapias seda kutsutakse ohvri süüdistamiseks. See ei ole okei asi, mida teha. Mis on teine asi, mida riik teeb? Juhib tähelepanu kõrvale väga olulistelt detailidelt. Iga teine uppuja on purjus. Kallis Tartu rahvas, millal me hakkame rääkima nendest hädapätakatest, kes kaine peaga upuvad? Siis kui iga teine uppuja on purjus, see tähendab seda, et iga esimene uppuja on kaine. Ja statistiliselt see purjus tüüp just täpselt sama hästi nagu see kaine tüüp. Aga kaine tüübi kohta millegipärast reklaami ei ole. Ja kui kaine tüüp on esimene, kes vette läks, see purjus tüüp üldse läks päästma teda. Aga kuna sina raisk takistasid teda, sa võtsid talt viimase jõu ära ja nad läksid mõlemad põhja. Kui sa takistad oma purjus sõpra ujuma minevast, jah, me saame vältida igat teist uppumist surma. Kui sa takistad oma kainet sõpra ujuma minemast, daamid, härrad, me saame vältida igat uppumist surma. Ära lase oma kainet sõpra vette. Ja see on minu jaoks väga, see väärib aplausi. See on loosung, millest kinni hoida. Ja see on minule väga isiklik ja väga tähtis teema. Sellepärast, et mõlemad minu vanemad pääsesid Estonia katastroofist. Ainult tänu sellele, et nad ei olnud seal. Ja me olime terve lapsepõlve nii tänulikud selle eest. Ja kui siin saalis on veel kedagi, kellel ka vanemad ei olnud seal, siis ma tean, mida te tunnete ja oleme teiega nii-öelda samas paadis.